ja kõik kulud, mis olid selle aja jooksul. See summa on... Mida perset? Siis ma jala väritsema ja tule nüüd, sa kukud alla, see läheb kohe pooleks. Tule kiiresti siis. Okei, nüüd on juba külm ja... No nii, tere hommikust. Väga suur probleem ilma saate tiimita reisides on see, et ma ei pane asju enam tähele. Mulle pandi just arve nina ette, oli 3000 kohalikku, mis siis tähendaks umbes mingisugune 260 €. Ma nagu mõtlesin, et okei, et ma tegin 3 õlut, sõime, mõlemad ühe söögi ja rohkem midagi ei tellinud. See on 250 €. Ma mõtlesin, okei, Norra hinnad, vaata, et äkki siis nii ongi. Maksin ära ja siis ta oli mingi, et kui kurat, sul on tuba juba makstud ja mõtlesin, et on küll, jah. Aga tavaliselt maksab Sander Allik meie toad ja isegi mõtlen selle peale ja lihtsalt maksin ära. Ta ütles mulle, et 3 päeva läheb aega, siis saab ülejäänud raha tagasi, sest kogu arve oli tegelikult 100 € ringis. Aga uus auto, uus päev. Volvo XC60. 2 tüdrukut Oslost tõid selle auto ära. Selle sama Teslaga nad tagasi ei läinud, sellepärast, et nad ütlesid, et sorry, aga me ei saa sõita. Istusid sellest meie Teslas mingisugune 2 tundi ja siis helistasid mulle, et kuule, me saame nüüd minema minna, et meile tuleb siit samast Keilost tuleb takso ja viib meid Oslosse. Ma nägin unes, et ma sain teada, palju see takso hind oli. 600 €. Tundub loogiline ju. Okei, vaatame, kas talverehvid on all. Kuule, siin on isegi need lumehelved peal. Tundub, et kõik on hästi. Me lähme siis esimesena Voringsfosseni joa juurde, kuhu me pidime minema eile, aga juhtus asju. Täna ma arvan, et selle autoga on meil võimalik siis tegelikult kõik asjad ära näha. Täna me sõidame siis kokku umbes 4,5–5 tundi. Mida me näeme, on Vossi mägiteed, Flammi raudteed. Äkki me saame sinna peale ka. See pidi olema üks ägedamaid asju, mida seal Flammi kandis teha. Ja siis on üks vaateplatvorm. Jõuame fjordidesse. Tegelikult sõitmist on palju. Ma arvan, et me näeme väga palju ägedaid asju täna ja loodetavasti rohkem viiperusi ei tule ka, nii et let's go! Norra puhul on huvitav muidugi see, et me peatume kuskil täiesti suvalises tee ääres ja lihtsalt sul on terve tee siuksed vaated. Ja ma ei taha nagu tegelikult niisama lubada, aga kui on mul võimalus minna sauna ja pärast ujuma, siis ma teen ka seda selles vlogis. Ma olen küll palju reisinud, aga sellist vaadet ma ei ole veel näinud. Autoga ei tohi minna. Kus ma auto jätan siis? Siia parklasse. No nii, ChatGPT teine vaatamisväärsus on siis Voringsfosseni kosk. Nii et lähme vaatame selle vaatamisväärsus üle. Kas on ka päris midagi vaadata? See selgub kohe varsti. Ja ongi siis jõutud teise vaatamisväärsuse juurde, milleks on siis Voringsfosseni kosk. Ja siin ta siis on. Milline imeline vaatepilt, Lausa suurepärane. Väga hea vaade. Sorry, but the viewpoint is closed for the winter. All passage is at your own risk. Sulle meeldib riskida või? Paelad kinni panema, muidu kupungi alla. Ma ei julge selle silla peale elu sees minna. Ossa pask! Ma ei julge minna siia. Mida perset? See on päris crazy. Siis ma peab jala väritsema. See on natukene liiga haige trepp. No kuidas ma lähen selle peale? Öelge mulle. Jesus Christ. Siin on kuristik ja siit läheb trepp. Ei, ma ei usalda seda. Ebareaalne. Mingid vahed on ka vahel veel. See on crazy. Raast jalad värisevad all. Ja ma arvan, nagu väga paljud teist teavad, sest mulle ei meeldi kõrgused. Kiiresti alla siit. Tule nüüd, sa kukud alla äkki. See läheb kohe pooleks. Tule kiiresti siis. Enam vähem maa peal. Siit ülesse ja siis auto juurde. See on päris järsk. Ja istu süüke asina. Lähme kiiresti siit ära. Tule! Vastik. Aga ChatGPT andis väga ägeda koha, nii et tegelikult soovitame siia tulla küll. Natuke hirmus on ja kops on koos, kui üles tagasi jalutud. Aga muidu tegelikult on kõik hästi. Äge vaade. Võib rahul olla. Ma olen maa peal tagasi. Voringsfossen on vaadatud, väga soovitan, väga lahedad vaated. Üks asi veel, kui sa novembrikuus tuled, siis seal on kiri küll, et see on su enda vastutusel ja nii edasi, aga siin ei ole ühtegi inimest, mis on väga mõnus, väga soovitan, väga. Ja kui keegi on veel sama halb matkaja nagu mina, et see koht
on täpselt see, kus sa saad teha mingisuguse 30 minutiga endale üli toreda väikse matkakese. Sa kohe jõuad siia nii-öelda põhikohta ja siis hakkad juba jalutama ja edasi-tagasi umbes siuke 30 minti ja nagu te näete, siis higi jookseb. Siis on fucking soe. Appi, see on nii haige. Alustasime mu päeva niimoodi, et meil pole mitte midagi juua ja siis me tulime siia Eidfjordi kohaliku bensukasse ja ma teen teile väikse hauli, mida saab Norra bensukast 25 € eest. Körejook, apelsinimahl, väga hea. Fisherman's Friend, pastillid, väga head. 1 pudel vett, 2 pudel vett, 3 pudel vett, 4 pudel vett ja 1 Coca-Cola Zero. 25 €. Tahad poest juua saada, siis pead maksma ka, aga kui see käsi kaua veel kestab, siis seda reisi pikalt ei ole. Aga kütame edasi, nagu Roald Johanson ütleb, siis läksime. Mitte midagi ei saa aru. Me oleme jõudnud sellisesse linna nagu Voss, aga ärge ajage segamini siis Vossi veega. See Vossi vesi ei ole siit linnast pärit. Küll aga me teame seda, et siin linnas elab umbes 10 000 inimest. See on esimene selline linn, kus me läbi sõidame ja me näeme, et nagu päriselt suur elu käib ja inimesi jalutab palju, kohvikud on palju. Teenindaja ütles, et see on Norra sai. Nemad on selle üle väga uhked. See on sama suur nagu mu nägu. Teeme siis teist testi. Maitseme. Siin on kreem, siin sees on kreem, siin sees on ka veel kreem omakorda ja siin peal on kreem. Mega. Ma tahtsin kõrvatada ühte šokolaadi saia ja siis tuli üks teine naine ja ütles, et see ei ole Norra oma. See on Norra oma, võta seda, proovi seda. See on väga hea valik. Uskumatu. Voss on lahe linn. Esimest korda nägime riiete poodi. Inimesed müüvad riideid, kohvikud, juuksurid, asjad. Ja üks asi veel, mille pärast Voss on üle maailma tuntud, on see, et see on ekstreemspordi pealinn. Siin saab teha kõiki ekstreemsusi ja iga aasta on siin ekstreemspordifestival, mis on üks maailma suurimaid. Vähemalt ChatGPT mulle seda ütles. Mitte, et mulle ekstreemsport väga palju meeldiks, aga tegemist on laheda linnaga. 3. päeva õhtu lõpuks me jõudsime siis sellisesse linna nagu Flam ja me oleme sellises hotellis nagu Flamsbriga hotell. Tänane hotell maksab 160 €, üks öö, aga üks päev me tahame minna ka sellisesse kohta ööbima, kus sul on oma siuke väike maja, saad teha sauna, aga need maksavad umbes siuke 400 kuni 600 € öö. See on mõttekoht, aga äkki me kraabime selle raha ikkagi kuskilt kokku ja lähme siis ööbime mõnus kohas ka, et ei pea ainult hotellides olema. We made a reservation just like 2 minutes ago, I think. Sa oled Robi Maltiga. Ja, tere. See ei ole fucking reaalne. Tere tulemast. Järjekordne eestlane, kellega me siin Norras kohtume ja ta töötab ja elab siin Flammi linnas. Ma küsisin, et kaua sa oled olnud siin? Ma tulin nagu juuli keskel ja ma armusin täiesti ära sellesse kohta ja muideks peale minu töötab siin restoranides, siin baaris, köögis, kokkadena veel umbes 10 eestlast. Me ei saa eestlastest üle ega ümber, isegi kui me tuleme Norra täiesti suvalisse linna, siin on eestlasi ja nagu öeldakse, igas sadamast leiad see eestlasi. Loodetavasti tuleb siin üks tore õhtu, äkki näeme mõnda eestlast veel ja siuke hästi mõnus baar on. Hästi mõnus on siin Flammis, siuke natuke vanaaegne. See oli 3. päev, oli üks tore päev. Homme sõit jätkub, näeme hommikul. Täna me sõidame siis ChatGPT järgi Flammist Loeni. Loenis peaks olema üks siuke skylift, mis viib sind siis pilvepiirile. Täna saab paduvihma ja nüüd me avastasime, et see skylift on teisipäeviti ja kolmapäeviti suletud. Aitäh ChatGPT. Loenis me proovime leida mingisuguseid muid alternatiive, pidavad olema hästi lahedad vaated. Muidugi ilm on täna selline nagu ta on, sajab paduvihma ja hästi pilvine. Aga täna me peame välja jõudma kindlasti ka veel Strünni ja vaatame, mida see päev toob. Täna ongi rohkem siuke sõidupäev võib-olla, nagu iga päev. Kuidas see fucking tankimine siin töötab. Ühesõnaga, praegu ma tankisin siis 836 Norra krooni eest, sain 40 liitrit kütust, see on 71 €. Väga okei hind. 1,7 € on liiter. Ma pean praami peale sõitma, aga mul pole piletitki. Ma ei tea, kuidas see kõik välja nägema hakkab. Ma ei teadnud, et praami peale peab minema. Aga lihtsalt sõidame praami peale siis. Hello, where we can buy tickets? You have a Norwegian car, it's automatic. Oh, yeah. So you get an invoice from your rental car. Okay, yeah. Thank you. Yeah. Bye-bye. Praami peale, kui kodune tunne tekib. Äkki viskab ära Hiiumaale rahulikult.
tegime tee ääres täiesti suvalise peatuse ja mõtlesime, et oleks lahe vaadata äkki korraks, et milline see siit nagu lähedalt välja näeb. Ja see on ebareaalne. See on siin Norras nagu täiesti tavaline, et siukseid asju siin nagu näha on. See on lihtsalt rets. Vesi on 6 kraadi, 7 kraadi. Maitseb ka päris hästi, nagu tavaline vesi. No nüüd me oleme jõudnud siis sellisesse väikesesse linnakesse nagu Loen ja ChatGPT ütles, et me võiksime siin peatuda, aga kuna see ilm on nii perses täna, me otsustasime, et kell on kohe saamas 1. Me sõidame siis edasi, sõidame Strünni, vaatame, mida Strünnil meile pakkuda on. Okei, vaatad on ilusad siin fjordide vahel, aga kuna tõesti vihma sajab palju ja mitte midagi nagu väga näha ei ole, siis siia ma arvan, et meil ei ole mõtet siia jääda, et sõidame pigem edasi ja vaatame, mida Strünn meile pakkuda võib. Nüüd on siis Strünnis väike kohviku peatus, kalasupp ja cappuccino. Cappuccino maksab 4,5 eurot, suht sama hind, mis meil. Ja kalasupp, siuke 12 eurot. Pigem natuke kallim võib-olla kui meil. Ja väike muidugi leivakonts ka kaasas. Ja nüüd käib usine otsimine, et kus kohas täna ööbida. Tahaks, et oleksid täidetud sellised tingimused nagu saun ja mingi siuke kaminalaadne toode. Ja muidugi tahaks ju ka selle väikse sadama doki pealt kala ka püüda. Aga tundub, et hetkel esimene selline võimalus on mingisugune 2000 euro eest. Kõik tingimused oleks täidetud, aga sellist raha ma ei ole nõus välja käima. Seega proovime ohtuda sinna enam-vähem 200-300 euro vahele, et äkki leiame midagi. Eesmärk oli minna täna veel Geirangerisse, aga vaatasime, et seal ei ole ühtegi sellist head majutust, mis võib-olla meie tingimustele vastaks. Usin otsimine käib, äkki varsti leiame. On tõesti kalane, aga päris hea. Kreemine selline kalasupp. No nii, me saime siit Strünnist tulema ja me leidsime ühe majutuse, mis vastab meie kriteeriumitele. Saun, kamiin ja täpselt sellise fjordi ääres. See maksab 300 ja natukene peale eurot, mis on päris palju, et veenduda, et see majutus on päriselt hea. Nüüd me sõidame kohale, et vaadata üle, kas see vastab meie tingimustele või mitte. Kui sellise raha paned kinni, siis sa pead veenduma, et tegemist on hea aisaga. Nii et umbes siukse 10 mintsa pärast oleme seal majutuses kohal ja siis saame teada, kas sobib või mitte. Päris põnev. Tõenäoliselt saab minna autoga. Vot nagu vee ääres. Siin on ühed veel. 330 euri. Saun on. Äkki saab isegi kala püüda. Kala siin ei ole, mul on siuke tunne. Ei ole paha koht. Jääme siia või? No lähme vaatame. Vist on otsustatud. Puukime ära. Vaade on hea. Sauna saab. Ja magada saab ka jälle. Ilmselt saab pesta ka. Väga hästi. Jääme siis. Väike ruumtuur. Kuna see maja oli enne koristamata, täpselt siis, kui me puukisime, siis tuli koristaja ja koristas ainult ühe magamistoa ära. Aga vets on selline, normaalne dušš, saun, sauna panin juba sooja, küdeb siin rahulikult, päris aus on. Siuke on siis magamistuba. Siin on tegelikult 2 magamistuba veel, aga need on koristamata, ehk siis siia viitsi minna. Üleval on veel, tegelikult saaks magada, aga see selleks. Väike telekas, vein, küünlad, tegin kaminasse tule, vaikselt küdib siin. Ja täna on õhtusöögiks pasta. Mustikad, pasta, bolognese, väike sool, 2 pakki hakkliha, 1 pakk krõpse. Nüüd on aeg fjordides ujuma minna esimest korda. See on ju külm. See on ju väga külm. Ai. Okei, see vesi on väga külm. Ei ole reaalne. Ei, see ei ole normaalne. Nii valus. Tundub päris hea enne. No nii, selline oli päev 4. Õhtu lõpeb fjordi ääres romantilise õhtusöögiga, nii nagu ChatGPT tahtis. Jõudsime siis Strünni. On tõesti väga ilus koht.
selle majutuste saamisega läks aega, ühesõnaga ootasime tund aega lõpuks, et me saaks siia majja sisse. Ma arvan, et oli väga meeleolukas päev, sõitmist oli palju ja nüüd siis märgatud Eestis tuleb arvutist ja pasta bolognese on õhtusöögiks, nii et head ööd ja näeme homme. Sattusime siis jälle kuidagi moodi praami peale, piletit ei ole nagu ikka, aga ma vist eelmine kord sain aru, et siin nagu justkui automaatselt loeb su autonumbri märgi ja siis nii-öelda rendifirma saab selle arve ja siis järelikult mina ilmselt maksan selle siis seal lennujaamas rendifirmale kinni. Aga Alesundi broneerisime hotelli, see maksis mingi 140 midagi eurot ja me saime aru, et kuna selles hotellis on hommikusöök sees, siis kui me võtaksime näiteks odavama mingisuguse apartmenti, seal oli võimalus võtta näiteks mingi 90 eurone apartment, hommikusöögi näol siis kohvikus kulutad sa ikka 50-60 eurot ära, mis tähendab seda, et mõistlikum on võtta mingi 140 eurone hotell koos hommikusöögiga, nii et siis ei pea ise hommikul kuskil haslima ja võib-olla isegi rohkem raha kulutama, nii et me oleme pooleteist tunni kaugusel Alesundist, lähme hotelli ja siis lähme vaatame seda Alesundi ka üle. Nüüd me jõudsime Keirangeri kohvikusse. 2 kohvi, 1 porgandikook, 1 peigel ja 1 pitsa. 51 eurot. Väga juustune pitsa on see, maitsime. Ta ei ole üldse halb. Nüüd ma olen paremaid saanud. Natuke kõva, aga ta on väga juustune, mis teeb ta väga-väga heaks. Nii et mõnus kohvik, mõnus pitsa ja hommikusöök, nii et siit on hea päev alustada. More og Romsdal fylke, Stranda kommune. Päris crazy on see. Huvitav, kas mõni forell ka ujub sinna? Nüüd on käes aeg üheks tõsiseks atraktsiooniks. Me otsustasime, et läheme Alesundi veemaailma. Ühe kodaniku ma lubasin juba piraajadesse sisse visata. Haikalal tahaks näha ja kõiki muid ägedaid veeolendeid. Ma lugesin sealt ka mingit arvustust. Üks vend olevat krevettidega koos ujunud. Ma ei tea, kui lõbus see on, aga... Krevetid! Krevettidega ütlesin. Näe, suurid, mitte midagi teha ei oska. Mu lemmikud loomad on pingviinid. Ja üks päev ma luban teile seda, et hei, aga ma võtan endale üks päev pingviini. Anglerfish. Oota, anglerfish on seal põhjas, näed või? Näed või? Ta on camouflage'is. Sa ei pane tähelegi, jah? Näe, mantarei. Püüdsin RuneScape'is neid. Issand jumal. Kui mees sul on hambad pesemata, oled sa poissi teed? Näe, hiidlast Hiiumaal on ka sellised. Kõrvaline rannast tonkadega püüame. See on väga haige kala. Seal üleval on peebut ja siis kui tuled tema juurde, siis ta sööb su ära. Ongi penguinid! Ei hoita vangis. Nad natuke siia iga päev siin. Palju lihtsam, kui nad looduses peaksid hakkama saama. Looduses peab toidunimel vaeva nägema, aga siin ei pea. Siin teed ainult ühe backflipi ja saad kohe kala. Penguin! Både pingvinerna här nu och generellt. Ska vi bara styra lite ut i bassängen först och åka på Sappos? See on pingviinide ema vist. No ütle nüüd, et taha endal penguini koju. Lätav. Külm ka raisk. Ai! Alesundi õhtu. Me oleme sellises kohas nagu Molo Brew, mis on selline siis nagu burgerite ja nad ise teevad hästi palju õllesid. Ma näen praegu menüüst 25 erinevat õlut, mida nad siis ise siin toodavad. Võtame mõnusad söögid, mõnusad joogid, mõned õlled. The Godfather 2.0, double beef patty, relish, ma ei saa isegi, mis asi see on, chili majonees, double cheddar, bacon, chicken wingsid, kaste, õlle ja burger. Väga aus. Tere, minu nimi on Robin ja see on mu teine õlle.
ja siin on iga õlle on ära kirjeldatud. Õlle nimi on Funky Mist. Nitro is back, baby. This red ale was designed and brewed by our brewer Daniel, inspired by the metal bands of Scandinavia. He wanted to brew something melodic and hard. This beer has complexity from grain and he used Voskveik to turn the knob up to 11. It has a ruby red color and creamy topped foam. Need on võitud nii palju auhindu erinevaid ja siin on kõik gold medal winner, bronze medal winner, silver medal winner ja need on neid 25 tükki kokku. Ühesõnaga, tuleb pikk õhtu. Mina olen Robin ja see on minu 9. õlu ja nüüd ma joon vett. Võimalik, et me kõnnime täna koju. Kell on 22:33. Kell 12 magama, 10 sõitma, 7,5 tundi Oslosse Nõpi kontserdile. Head ööd! Tere hommikust, olen Robin ja 10. õlut teile ei tulnud. Aga hommikusöögile jõudsime. Ära hakkab sõita Oslo poole. Oslos siin 7,5 tundi autoga. Vaatame, kui väga hästi läheb, siis kui jõuame, siis läheme Nõpi kontserdile. Kui ei jõua, siis on kõik hästi, aga proovime, et jõuaks. Vaatame. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Vaatame, mis siin on. Kuule, mängime natuke. Vaatame, mis siin teha saab. Siin saab slette teha, mul on siuke tunne. Proovime siis. Mis tähendab? Player card'i on vaja või? Me saame mängida. Miks üks pudel vett maksab sama palju kui reaalselt pooleliitrine Red Bulli can? Ebareaalne. Miks vesi nii kallis on? Kuule, aga siis jood hoopis midagi muud, ne? Vesi on nii kallis. On siit 2 pudelit vett. 4 euri pudel peale. Uskumatu. Ma olen rohkem kõrrejoogi mees. Šokolaadipiim. Sobib. No nii, me oleme jõudnud Oslosse. See oli jube väsitud sõit. 7 tundi Aalesundist Oslosse ja tee peal oleks pidanud peatuma tegelikult siukses ägedas linnas nagu Lillehammer. Aga see jäi ära, sellepärast, et Nõpi kontsert algab kell 8. Ja me otsustasime seda marsruuti natuke muuta ja tulla siis otse Oslosse välja. Täna peatume siis Radissoni hotellis. 170 eurot, rõduga tuba, hommikusööki ei ole, aga see oli meelega niimoodi võetud, et oleks nagu homme hea minna hommikul kohe, kui ärkad. Oslo peale, vana linna ja kuskile kohvikusse. Aga tuba on selline, et ma ütleks, et hotellidest seni kindlasti by far kõige parem. 2 eraldi voodit, täpselt nii nagu mõnus, saab lahiutada. Telekas seina peal, minu lemmik. Muidugi väike rõdu, nii et tulge rõdule ka. Ja oleme täitsa vana linnas ja ma ütlen, et tegelikult seda linnaelu igatsesin küll juba. Kui me sõitsin vaata muidu autoga, ühtegi autot sul põhimõtteliselt vastu ei tule. Väga nagu hõre liiklus on, kui me läksime siin üles põhja poole, siis nüüd tagasi tulles põhimõtteliselt terve aeg mööda kiirteid ja ma igatsesin seda liiklust. Ja liikluskultuur on ka tegelikult väga sõbralik. Keegi signaalit, kui tahad mööda minna, mine, näidatakse suunda, et mine mööda. Kõik on mõnus ja nüüd on linnas nagu tegelikult jube hea tagasi olla, sellepärast, et ongi elu-melu. Nägime paari ägedat paari, lähme käime baaridest läbi ja siis õhtu lõpuks jõuame Nõpi kontserdile ja vaatame, mis õhtu Oslos toob. Me oleme Speakeasy's, 20 euri on kokteil. Väga tihti igatse ei satu siia, nii et tuleb hakata vaatama, mis need kõige paremad asjad on ja ma teen ikka oma klassikalise lükke ära. Küsin alati, mis on kõige populaarsem ja siis võtan selle koha nimi on Himkok ja nad teevad ise siin samas koha peal džinni, viina ja veel mingid muud kanged alkoholi, aquavit, ma ei tea, mis see on. Ja siis on üks küsimärgiga asi ka veel seal, keegi ei tea, mis see on, mida nad pakuvad. Kallis, aga ilmselt on hea ka, nii et hakkame proovima. Mõtlen, mida vittu, 20 euri see teod. Mõtlen, et tellin endale hea joogi, suure joogi ja siis ma saan 20 euro eest siukse asja. Maitseme. Aga maitse on päris hea. Mis sul on porgandiga, jah? Maitseb nagu mingisugune vana talumaja riie. See on kopitanud 30 aastat ühe koha peal. Mul on parem.
the cup 1,000 times. See you again. Cheers! tere hommikust, viimane päev siis Oslos. Ma vaatasin, mul on juuksed, mul kasvavad niimoodi alati külje pealt rõvedalt välja. Lähme vaatame natuke Oslo peal ringi, käime juuksuris ära ja siis hakkame koju lendama. Vaatasin, et üks barber asub siin täpselt 120 meetri kaugusel. Tundus suht okei koht. Lähme just vaatame, mis hinnad on. Ma arvan, et päris kallid. Siin peaks olema see koht muidu. Aga noh, siin vist täna juukseid ei lõigata. No proovime. Lukus. Lähme otsime järgmise koha. Thank you so much. Man, you're welcome. You look sharp. Sorry? You look sharp. Thank you, man. Juuksuris on käidud ja uskumatu. Hästi toredad onnud olid seal, aga juukselõikus maksis 55 eurot. Ma jäin rahule. Ma ütlesin, et ära nagu liiga lühikeseks tõmba, aga ta kartis, et ta tõmbab ikkagi nagu liiga lühikeseks, aga tegelikult jättis natukene pikaks. Ja ma tahaks seda tunnet vaata, et see, kus juuksed lühikesed. 55 euri, nii et Eestil on veel ruumi. Eestis saab veel 35-ga, 30-ga tehtud. Nii et 55 on natukene palju, aga noh. Oslo ju, see ikka. Oleme jõudnud siis Oslo lennujaama, et lennata tagasi koju. Me olime siin siis 7 päeva, 6 ööd ja selle video eesmärk tegelikult oligi ju lihtsalt näidata Norrat, näidata seda kogu road tripi, näidata erinevaid kohti ja lihtsalt autoga ringi sõita ja näha võimalikult palju, nii et ma arvan, et see sai täidetud. Palju see reis siis maksma läks? Selle summa sees on lennupiletid, autorent, hotellid, toidud, muidugi õlled ja kõik kulud, mis olid selle jooksul. See summa on 3307 eurot ja sinna lisandub 100 euro eest veel tollimakse ja praamipileteid, et ülejäänud kõik ma arvestasin sisse, isegi parkimistrahvi, aga 3307 eurot ja pigem nagu Norra on kallis, aga ma ise eeldasin või arvasin alguses, et läheb ikkagi veel rohkem. Seega 3307 tundub nagu okei, me ei tundnud millestki puudust ka. Et selles mõttes me ostsime seda, mis me parasjagu tahtsime, me ülemäära ei laristanud ka, et pigem kõik, mis oli vaja, me ostsime. Ja kokkuvõtteks võib-olla siis ChatGPT koha pealt, ta planeeris reisi päris hästi, eriti just selle teise poole sellest, et viis meid nagu lõuna poolt ja läksime ülesse poole. See oli nagu väga hea variant. Erinevad kohad, mis ta meile pakkus, olid nagu läbi sõites väga lahedad, kõik need vaated olid seda väärt, nii et ChatGPT tasub usaldada, aga tasub ka üle kontrollida, sellepärast, et mingid kohad olid kinni, me oleks pidanud eelnevalt üle kontrollima, aga sellegi poolest võib nagu chati tööga rahul jääda. Ma loodan, et see video meeldis ja võib-olla kedagi inspireerisin minna ka Norra ja teha üks autotrip. Norra on väärt seda, minge käige. Tšau!